Tšau, ma olen Karl Gustav. Tere, ma olen Sydney. Ja meie läksime valutama TV3. Period. Me võtsime üle, me tulime, näitasime, tegime. Sisulejad läksid telekasse. Suve alguses Sydney kirjutas siis mulle, et tal on tulemas oma saade. Ja ma olin nii õnnelik su üle, aga ma ise selle peale nagu rohkem ei mõelnud. Siis hakkas ankeetide täitmine ja ma olin kindel, et mina sellega kaasa ei lähe, sest mina realitis kindel ei. Ja ma isegi mäletan, me istusime see algne esimene nagu kandideerimine hakkas juba läbi saama. Ja me istusime minu juures, vaatasime filmi Sina, mina, Nele. Ja siis sa rääkisid seal mingi, et kas peaks kandideerima. See kandideerimine oli peaaegu läbi juba. Ja siis me Nelega olime mingi, et no kandideerin ja muidugi kandideerin. Ma olin meil eriti mingi, oh my god, palun kandideeri, see on minu jaoks niigi stressirohke asi, mingi saatejuhtimine esimest korda, et mul oleks nii hea meel, kui seal oleks tuttav nägu. Ja siis Karl on mingi, ja ma kandideerin. Ja siis sai kandideerimisaeg läbi ja ma küsisin Karlilt, et kas sa kandideerisid, ta mingi, ei, ma ei jõudnud. Muidugi ma olin Sydneyga nagu ideest algselt nagu, yes, tubli, Sydney, tee ära see saade. Aga mõtlesin, mina saates, ei. Nele kandideeris, mina jätsin kandideerimata. Nele kandideeris, Nelet ei kutsutud ühigi. Siis casting toimus ära, ma ei pööranud sellele üldse tähelepanu. Ja siis üks päev Sydney paneb enda Instagrami storisse, et 2 kutti on meil saates puudu ja nüüd on viimane võimalus kandideerida. Sest meil tegelikult oli küll, nagu meil oli kandidaate, castingul käis küll nii palju, et me oleks saanud casti kokku. Aga see lihtsalt, kõik inimesed ei olnud sellised, keda me tahtsime sinna saatesse. Ja siis oligi, me tegime veel Insta story, et uuesti kutsuda üles inimesi kandideerima ja siis oli see koht, kus Karl ei unustanud enam. Ma kirjutasin Sydney'le, kas ma peaksin äkki või? Ja siis Sydney ütles, jaa, see on perfektne. Ja... Ma nägin kohe Karli selle saatest, sest ma teadsin saate kontseptsiooni ja ma olin kohe mingi, aga et Karl oleks täiuslik sinna saatesse. Ma teadsin osalistest mõndasid, aga mitte kõiki ja siis ma olingi mingi, et Karl on reaalselt ideaalne sinna saatesse. Siis ma olingi mingi, ma pean ta saama siia, ma pean ta saama. Ja paari päeva pärast siis mind kutsuti veebicastingule ja sellest läks paar päeva mööda ja ma sain kirja, et ma sain sinna saatesse. Mul ei olnud õrna aimu ka kuni saate salvestuseni, et mis kontseptsiooniga see tegu on. Jaa, aga kellelgi ei olnud? Kellelgi osalistest ei olnud? Ma arvasin, et see on Rannamaja mingi 2. No reaalselt, mul ei olnud õrna aimu ka, kuhu ma olen sattunud. Nagu mõtlesin, et nagu jolo, lihtsalt lähen kaasa. Aga elus peab kõike proovima ja never say never. Kõige naljakam oli see, et meie vaheline staatus oli nii erinev, nagu ma vaatan Sydney nagu jumalat. Ma reaalselt olen saates ja vaatan, et issa, ma tahan selle inimese sõber olla. No reaalselt oligi. See oli nii veider tunne, ma olen nagu wow, et see ei ole mu parim sõber, nagu reaalselt ma olin wow. Kusjuures mul oli ka niimoodi, et kui ma seda nagu jälgisin teid, siis ma ei vaadanud sind kui nagu Karli oma nagu sõpra, vaid ma vaatasin teid kõiki nagu võrdseid individuaale. Mis selles suhtes, et ma pidingi, sest see oli mu töö, aga nagu ma ei arvanud, et ma oskaks ollagi lihtsalt mingi, et ma ei tunne neist kedagi, ma teadsin päris mitut osalejat varasemalt ja minu jaoks kõik olidki nagu uued inimesed ja ma jälgisin ka täiesti teise pilguga. Igatahes see saade on siis selline, et me hüppasime nõukogude aega, meil pandi majja kinni, meil võeti telefonid ära ja pidime lihtsalt seal võõraste inimesega suhtlema hakkama ja iga päev hakkame läbi viima siis uusi challenge-eid. Ilma ühegi tänapäeva mugavuseta. See oli midagi täiesti uut, mina ilma telefonita. What? Sotsiaalmeedia on mu töö. Seega, eriti hull ei olnud olla eema sellest, see oli pigem nagu rahustav. Sellega harjub ülikiiresti ära. Sa arvad, et see on raske, aga kui sa oled seal sees, siis tegelikult sa ei tahagi seda telefoni tagasi. Ongi, see oli nii toredad inimesed, seega nagu üldse nagu seda tahet, et telefon kätte võtta ei tulnud õnneks. See on Go3-s juba olemas, esimene episood. Nii lahe! Meie TV3-s mõtle seda. Me olime siin samas korteris, me olime 3 aastat tagasi, me tegime videot, me olime nagu, et mõtle sa hakkad tegema mingi TV3, mingis omad saadet. Mäletad seda klippi? Mäletan küll, appi kui haige, ma ei ole sellele niimoodi mõelnud, me reaalselt istusime siin kõrval ja me tegime nii-öelda TV3 saadet, millest Karl editis kokku veel nagu reklaamiga ja nüüd me oleme päriselt TV3-s ja nüüd meil on päriselt TV3-s reklaam ja saade. Hakka oma saadet tegema reaalselt. Karli ja Sydney kuhugi. Ju inimesed. Sa vaatad mingi TV3 järgmisena. Ju inimesed. Ja täna me kokkame browniesid. Unistused reaalselt täitud. Ma olen unistanud sellest hetkest, et ma olen saatejuht. Sellest saati, kui ma oskasin rääkida, kui ma teleka käima panin. Nagu see on nii haige. Tavai, paneme käima. Paneme käima.
Selles majas, ühes Harjumaa alevikus, jäi aeg seisma umbes 35 aastat tagasi. Kohe saabuvad siia võidunud ajamasinasse, aga 9 noort. Tõelised 21. sajandi lapsed, kes on üles kasvanud sotsiaalmeedias ja pidevalt virtuaalselt suheldes. Ma olen juba 19 aastat vallaline, mitte kunagi ei suhtes olnud. Nüüd lõigatakse nad 8 kuuks ära tavapärasest elust. Selles majakeses puutuvad noored kokku olmega, milles elasid nende vanavanemad. See on pesumasin või? Jah, see on pesumasin. Kohe näeme seda võrratut ajastupärlit lähemalt, kui saate osalised kohale jõuavad. Neid võtab vastu saatejuht Sidi, Eesti noorte üks lemmikuim YouTuber ja TikToker, keda televaataja mäletab saatest Kallid kalod. Kes ütles, et ma TikToker olen? Ma teen aastas 2 TikTokit, et ma olen TikToker. Take that roosabanaanik, et take that Markus Sinipäev, mina olen TikToker. Kas te mäletate, kui ma olin telestaar? Jaa. Hetkel olen ma endine telestaar. Nüüd sa oled saatejuht. Paar kuud tagasi tegi Sydney oma sotsiaalmeedias üleskutse, et kokku kutsuda noored, kes on kimpus enesehinnangu ja suhtlemisoskusega. Mõtle, et see nagu, kes monteeris seda, lihtsalt käis mu YouTube'i kanalit läbi ja screen recordis oma arvutisse minu YouTube'i videoid. Mõtletab tööpäev lihtsalt seitse sellest, ta vaatab sinu videoid. Sa mõtled, vaatab, siin ei ole materjali järgi. Hakkas TikTok'i ka minema, aga seal on videoid võtta. Milline saab olema saate sisu? Sellest pole kellelgi vähimatki aimu. Nad isegi ei tea seda, kuhu nad satuvad. Viru keskuse juures meil pandi klapid ette, me visati autosse kuttidega. Poisid ja tüdrukud toodi erinevate autodega kohale. Ja me pandi klapid ette, me ei näinud mitte midagi, istusime autosse, sõitsime kohale ja alles majas saime klapid peast ära võtta. Meil ei olnud õrna aimuga, kuhu me lähme, mis toimuma hakkab, aga läksime kaasa. Kas sa nüüd tead, kus me olime, jah? Nüüd ma tean, jah. Me olime üsna Saku lähedal. Me olime Kiisal, jah. Kiisal, jah. Kas te olete ekstrovert? Pigem ekstroverdid. Ma olen full introvert. Cool introvert. Kas sa oled nüüd full introvert? Minu mõttes ka full introvert. Ma olen full introvert. Mul on väga kuum. Jätkuvalt. Äkki sa oledki ise kuum nagu sellepärast? Lõpe! Siukeks mõtlemine hakka. Karl Gustav tuli kohale lausa Soomest. Lähme, tule minuga kaasa. See on inimrööv praegu. Sellest oli. Knut on veidi rohkem ärevil. Siis kui me sisse tulime, oli ainult paanika. Süda peksab, keha väriseb, imelik alle. Olgem ausad, olukord ongi ülimalt veider. Pigem. Te kindlasti olete väga segaduses, et mis siin toimub, aga nüüd on see hetk, kus te võite peale. See on põhimõtteliselt ainuke moment siin saates, kus mul on nagu full see saatejuhi roll. Nagu kui te vaatate saateid, siukseid saateid, siis ongi nagu see saatejuht on nagu seal kamba ees. Kamp kutsutakse kokku ja siis see saatejuht seisab selle ees. See on peaaegu ainukene koht siin saates, kus mul on siuke päris saatejuhi moment. Nii et seda ma nagu, ma mäletan nii hästi oma nagu emotsioone ja olemisi seal. See on siuke nagu hetk, mida ma õnnistan, sest et see oli ainuke selle saate jooksul. Kui me selle saatesse inimesi otsima hakkasime, siis põhiline teema, millega kirjutati, oli see, et on enesekindluse probleemid, suhtlemisprobleemid ja suhete loomisprobleemid. Ja te võib-olla aimate või arvate, et te aimate, kuhu te sattunud olete, aga ma võin siin praegu teie ees öelda, et tegelikult ei ole õrnemat aimugi. Selles suhtes, et olge kõigeks valmis, aga ärge eeldage absoluutselt mitte midagi. Ja siia alustuseks te näete, võib-olla mul on siuke suur kast käes. Kõik nutiseadmed lähevad siia. Telefonid, arvutid, nutikellad, kõik, mis teil on. Hetkega rändab pool elu kaanega plastkarpi. Nii raske oli telefoni käest panna, nagu ära anda. Meil on saates põlvkond, kes on kasvanud üles suheldes nii. Mõtlesin siin hoiamustriike. Kas siin on näidatud, aga Knutil oli full on läpakas kaasas. Oli või? Nagu läpakas. Ja mitte lihtsalt nagu tavaline läpakas, vaid siuke nagu IT, no ta õpib ka IT, ThinkPad või siuke nagu paks läpakas. Ta tuli tööd tegema. Ta reaalselt tuli ja siis ta paneb selle läpaka sinna kasti. Ma mingi, miks sa selle kaasa võtsid? Aga sinu läpakas oli minu käes. Sest minul oli läpakas katki läinud ja mul oli vaja tööd teha ja siis Karl andis saatajaks oma läpaka mulle, sest ega tal endal seda niikuinii vaja ei olnud. Et mind te ei näe enne selle saatesarja lõppu. Ja kui mina välisusest välja lähen, lähevad minu järel kõik uksed ka lukku. See oli šokk. Ja edaspidi suhtlen mina teiega ainult läbi kirjade ja läbi ekraani. Miks siin tehtud oli? Sellepärast, et teil ei tohtinud olla kontakti välismaailmaga. See on välismaailm. Jaa, see terve mõte oligi see, et teid tõmmatakse nagu eemale kõigest ja kõigist. Ja kui mina oleks olnud seal teiega koos,
siis oleks teil olnud siuke nagu tuttav inimene, kes te teate, et teab asju, kes on nagu sotsiaalne, räägib teiega ja teil oleks siuke nagu väljapääsu see olla kogu aeg. Kaua sa seda teksti muide planeerisid, seda siin, mis sa rääkisid? Kas sa harjusid seda üldse? Esimese päeva tekstid, see, mis ma siin räägin, seda ma õppisin eelmine õhtu juba selgeks. Meil oli vaata FaceTime kõne, ma panin su kõne kinni, mul oli mingi snäkk ja ma hakkasin õppima, sest et mul oli esimese tekstiga, mis oli nagu eelmine päev olnud, oli nii palju raskusi, sest mul oli nii ärev, et ma seda õppisin reaalselt niimoodi, et ma veel salvestasin endale, kuidas ma räägin seda telefoni ja kui ma tööle sõitsin, siis ma kuulasin seda salvestust. Aga edaspidi ma lugesin mingi 2 korda enne ka võtet läbi ja siis läksin ja lugesin. Et ma tundsin, et kui ma ei saa esimese võttega oma teksti sisse, siis nad on mingi, Sydney on siit saatejuht, rohkem ei palka teda. Ja mul oli nii retspinge kogu aeg peal. Ja nad kogu aeg korrutasid mulle seda, et Sydney, et kui ma oleks tahtnud inimest, kes võtab meie tekstid ja loeb need täpselt sedasi maha, siis ma oleks palganud näitleja, aga et me ei taha, me tahame nagu loomulikku inimest, kes oskab noortega rääkida ja räägibki omamoodi seda teksti ja paneb oma nagu switchi sinna juurde, sellepärast me sinu võtsimegi ja nad kinnitasid mulle seda kogu aeg, aga ma olin ikka mingi ei, me pidime minu klipi tegema 2 korda nii palju. Minu meelest on nii respectful TV3-le, et nad võtavad sisulooja, kellel ei ole koolitust selle asja jaoks, et nagu kogemusega Sydney on õppinud kaamera ees olema ja on... oma nagu, nagu minu arust ka just see, et nad ühendavad nii-öelda 2 maailma, sest et minu arust hästi pikalt ongi see, et on nagu sotsiaalmeedia inimesed ja siis on nagu traditsioonilise meedia inimesed, aga see, et nagu viimasel ajal on hakatud neid 2 kokku tooma, on nii tore ja mulle nii meeldib, sest et see ei peaks olema eraldi, see ei peaks olema 2 eraldi maailma, me oleme kõik nagu sama ala tegijad ikkagi. Natukene hirmutav. Kärost rääkides, paar päeva, just 2 päeva enne võtteid ma kohtusin Käroga põhimõtteliselt. Ma läksin Solarisest riidepoodi ja ta oli seal müüja. Ja ma vaatasin nagu sinna müüja poole, ma vaatasin nagu ta oli mingi nii depressiivne. Lihtsalt vaatasin telefoni ja vaatasin meid nagu. Ma ei pannud üldse tähele nagu eriti. Ja siis Käro mingi esimesel päeval ütleb mulle, et kuule, sa käisid mingi üleeile minu poes. Ma olen nagu, what? Nüüdsest on majauksed lukus ja keegi siit enam välja ei saa. Eks see nali praegu? Meid pandi kinni, ma võtsin terve enda garderoobi kaasa. Me ei oodanud ilmselt, et siis Karl oli valmis minema linna peale näitama erinevaid outfit'e, ta oli fashion show'le tuli. Oligi, ma võtsin kõik outfit'id kaasa, üldse oli nagu igale päevale mingi uus outfit lihtsalt. Kõige kurvem oligi see, kui Sydney ära läks, sest et ma lootsin, et temaga saab ka natuke hängida ja olla. Oligi kurvem. Mul oli ka kurvem. Kelle vahel sütib sümpaatiasede või isegi armuleek, jälgib Sydney kõike ise tähelepanelikult. Mul on siin suur setup, läbi mille ma saan jälgida absoluutselt igat nende tegevust. Meil on siin suur ekraan, kus on pisikselt näha absoluutselt iga tuba, mis siin majas on. Ja nad arvavad, et mind siin ei ole, aga tegelikult ma jälgin absoluutselt kõike. Kas sa olid kogu aeg seal majas või? Põhimõtteliselt jah. Ei, tegelikult mul oli hotell. Tuli välja. Ma olin kuskil 11–13 tundi võttel. Sydney hakkab rahvaga suhtlema ekraani vahendusel. Et kõiki kokku kutsuda, kõlab nüüd ja edaspidi see suurepärane Vello Orumetsa retrohitt. Me läheme ajas umbes täpselt 30 aastat tagasi Nõukogude aega. Mis ma nõukaajast tean? Küüditamine oli. Oli või? Ma ei tea, minu vanemaid ei küüditatud, minu vanavanemate ajal oli see. Aga nõukaaeg vist... Ei olnud küüditamine vist siis? Aga ma ei tea, ma elasin Soomes, ma õppisin Soome ajalugu nagu sina ka. Ja nõukaaeg nagu... Ma olen terve elu nagu Soomes põhimõtteliselt, olen 12 aastat, kõik koolid käinud seal. Ja meil ei ole nagu eriti palju õpetatud nagu Eesti ajalugu. Natukene mitte eriti. Kuule, see ka praegu, kas sa olid nagu normis siin või mitte? Saatesarja lõpuks otsustab aga televaataja, kes teist on kõige parem kaaslane. Helistage, kirjutage. Veelgi enam. Vabal ajal meeldib krüptoga tegeleda, arvutimänge mängida, filme vaadata, sarja vaadata. Girl, ta on... Sina. Ma hakkasin ütlema just, et ta on nii tavaline, siuke valge teistele poiss nagu. Mulle meeldib krüpto, mulle meeldivad arvutimängud ja filmid. Nii. Kõigile meeldivad arvutimängud ja filmid. Mis on su iseloom? Aga see, et sa praegu ütlesid, et see mina olen. See reaalselt olen. Ma mängin päevad läbi videomänge, vaatan filme, olen arvutis nagu see reaalselt olen mina. Aga krüptoga vist ei tegele? Seega ma panin krüptoga ei tegele.
ma panin praegu endale puid alla, ma olen ise ka valge teismeline poiss. Põhiliselt mängin Counter-Strike'i, olen mänginud seda 12 aastat. Ma olen väga hea. Välismaa turniir olen võitnud. See klipp ei ole Knuti klipp. Ei olegi, ta ei ole nii halb. See on sitt. Nagu mina tulistan paremini. Sakin kõiges. Mood. Ma vihkan inimesi. Mul on viimased paar hommikut ninast verd jooksnud. Miks sa lisatad siia? See kilega kinnitatud ola, sealt mujal ei saanud, siis ma vahel käisin siit nagu alt piilumas. Käisid või? Jaa, aga nagu ma mitte väga obviously, ma lihtsalt käisin nagu kuulamas, et mis nad räägivad, siis mul vahel oli mingid igast siid. Ja siis vahel öösel, näiteks kui te olite õues, pimedas, siis ma viskasin mingeid näiteks õunu sinna või ma viskasin vastu maja seina mingit väikest kivi ja nagu häält teha, et teid hirmutada. Me ei ole mitte midagi teha. Jaa, ma mäletan, ma viskan mingi õuna, ma mingi ha-ha-ha ja siis keegi ei kuule. Kõik on mingi räägivad oma juttu edasi. Ma mingi, no, I did this for what? Nüüd sa kiviga aknasse. Keegi vene keelt oskab. Keegi vene keelt oskab. Ei. Ma ei ole õppinud. Ma olen Nii rahu. õppinud väga siis... Nii, ma olen venelane. Vaata, lihtne mingimas. See on pesumasin. Gustavi hämmingut võib mõista, sest ta on enamuse elust elanud Soomes ja Riiga pesumasinast erineval sajandil. Ma tegelen sotsiaalmeediaga, ma olen sisulooja ja teengi seda enda hobi ja töökorras siis igapäevaselt. Karl Gustavil on YouTube'is üle 21 000 püsitellija ja iga kuuselt vaatab tema videosid lausa 40 000 eri inimest. Just tänava käisin praegu läbi ja osake järjest vaatama nagu... Ometi pole meeletu netipopulaarsus toonud eraellu kuigi palju romantilisi tuuli. Ma olen hästi positiivne inimene. Ma olen juba 19 aastat olnud vallaline. Mitte kunagi suhtes olnud. 22. Ma ei tea, mis see põhjus on. Võib-olla põhjus on see, et inimesed ei taha mind. Miks nad näitavad niimoodi seda? Täna ma hakkasin mõtlema, mis on need asjad tegelikult ka, mis on mu comfort zone. Bush on nagu raudselt üks nagu siuke või soe. Voolik ja kõik. Voolik. Ja vesi vähemalt. Aleks see voolikuga endast. Aias. Nagu raske tekst see on. See on raske. Küll aga on roosa tekikott Karl Gustavi mugavus ja isegi taluvustsoonist kindlalt väljas. No sellest ei saa magada lihtsalt. Sellest lihtsalt ei saa magada. Vahetan ümber. Jah, ma võtsin koridoris selle. Ei ole vaja mul vaid. No kuidas? Nagu sobib. Siis ma olen siuke nagu, kes ei vaja nagu mugavusi. Ma võin nagu ükskõik, viska mind kas või tänavale, ma saan seda Toi. IT-tudeng Knuti arvates voodipesu lausa haiseb ja leht tuleb välja tuulutada. Aga mida me siin tegema hakkame, on nagu see, et võiks nagu leppida kokku, mida me teeme. Et nagu see, et kes see pakkus, et teeks nagu väliselanud välja, et kui hakkab vihma sadama, ma hakkan lihtsalt seda polisi sisse tooma. Paljaelu, mis nagu muu on. Kas sellel hetkel, kui Viktor teile nagu räägib seda, võtab selle nii-öelda nagu bossi rolli ette, kas sellel hetkel te tundsite, et saatejuht on Sydney või Viktor? Sydney, aga Viktor nagu oli meie grupi liider. Oli küll, jah, oli küll. Viktor on hästi liider siin. Aga ma mäletan, mina vaatasin, nagu kui ma jälgisin teid oma ekraanid, et ma olin vahel mingi... Okei, kas see mees reaalselt võtab mu rolli ära? Ta kuidagi tegi meil selle, kui Viktorit oleks seal olnud, ma ei tea, kuidas me oleksime nagu... Ta oleks olnud nagu peate kanad. Tahtis sama öelda. Ma olen vallaline, sest et ma ei ole kedagi endale leidnud kõrvale. See, kes vastaks nii-öelda minu ideaalsele sellele mudelile. Seega ootab Viktor saatest mudelile. Ta ei ole leidnud ideaalset mudelit. Ideaalset naise mudelit. Mudel. Võib-olla sellepärast ei olegi, et sa otsid mudelit, mitte naist. Erinevalt nõukaajast ei pea noored poesabas seisma või käima talus mune toomas. Toitu tuleb valmistada nullist. Pudelit lihtsalt. Kas keegi on vegan või midagi sellist? Oled? See on Sydney pool 2. Name dropid lihtsalt. Tantsust läheb lihtsalt. Mida? Kargust on väga meeldib. Ma olen kohtanud testi edasilt. Ta on nii lahe nagu vibes, ta on vibes. Kuttidest on mu best friend. Tema ja Viki on vibes. Ja siis... Ei, teised on ka väga lood. Aga Alex, Viki ja Gustav on nagu meid.
Tants lillepidu. Te nagu reaalselt panite ikka laua välja või? Jaa! Meil tuleb piknik, Karli. Nägid või? Maks korjab kõikide nõud, ma võtsin enda nõud lihtsalt. Kuid kokk Maks sööb ise oma keedatud makarone puhtalt, ilma segavate lisanditeta. Tuli välja täiesti ootamatult paar nädalat tagasi, et Maks on mu sugulane. Nii haige, räägid. Eesti on nii väike, maailm on nii väike. Aga jah, ta on täiesti sugupuus meil olemas ja ma ei teadnud seda. Nii haige. Meie sugulane lihtsalt vaatas seda mingit artiklit ja vaatas, kuule, see on see meie sugulane. What? Nalja teed, oled sa kindel, kas mul segi kellegiga? Kodukandis Maksil sõpru ei ole. Ruuti ka mitte. Olen vallaline, et ja ma ei oskagi väga öelda, miks nagu, sest ma ei tea, kes seda oi. Tummine samm uute kaaslaste südamesse on igatähes astutud. Fenomenaalne lihtsalt. Ei! Palvetan või? Ei, sa kammid juuksed. See muusika siin soovib nii hästi. Kui aga on aeg nõusid pesta, imbuvad kõik vaikselt minema. Nii hästi. See näeb rõve välja. Ma ei pidanud proovima. Olen vallaline umbes 6 kuud juba. Juba? Mul on 19 aastat. See on 22 aastat. Seega on Sannu süda vaba ja avatud. Kui tal muidugi solgi pumpamisest romantikaks aega üle jääb. Ei! Reaalselt piinlik. Miks ta nii kaua veel hoitakse? Sest et sa olid seal kaua. Ei! Lõppe ära, palun. See ei lõppe ära. Kark alla ei miek. Edasi on, kui muusika oleks käima läinud, siis Karl oleks istunud seal. Ei no reaalselt kaamerate jaoks läti siin juukse. No miks siis tehakse nii suur number siin? Sest sa olid kogu aeg. Mõtlesin ju šotti tegemist tehakse nagu number, aga ei, see on hulle. Nüüd on aga aeg meie eksperimendi esimeseks päris väljakutseks, läbi mille te saate kõik omavahel paremini tuttavaks ja teil on võimalus iseennast kõige paremast küljest näidata. Oletame, et oled Tinderis või midagi muud sellist ja pead alustama kirjalikku vestlust. Mis oleks sinu pick-up line? Et tutvumisõhtu algub kell 18.00, lisaks tehke või leivad, aga või peate tegema ise. See on kohustuslik. Mõelge välja, kuidas. Üks asi, mida ma ka väga pingsalt ootan, et kuidas see nagu välja nägema hakkab, on see, et neil ei ole majas kella. Neil ei ole endal kella, neil ei ole telefone, nad ei näe kuskilt kella ja neil ei ole seinakella ka. Ehk siis ajataju on täielikult sassis. Selle kella koha pealt, tegelikult Viktoril oli käekell. See on näha ka vist siin, ma arvan. Ja kellelgi oli veel, äkki Knutil või? Me arvast neil oli käekell, aga alguses ma ei näinud seda. Ja siis, kui ma ütlesin, et kellelgi ei ole kella, siis ma ei teadnud, et neil tegelikult on. Kuid pange tähele, võileibade jaoks pidid osalised tegema ise. Ole mitte kunagi ise võid teinud. Ja ma isegi ei tea, kuidas see käib, see protsess tegelikult. Mina ei oskaks teha sukest asja. Mine võiks! Anna endast maksimum. Ma räägin sega, nagu poleks homse. Ja tegidki võid. Või saab valmis, aga seda on ülivähe. Ei ole ju. Karolin ja Alex segavad kokku kokteili või punši või pooli. Igatähes on see julge segu julgele joojale. Seal joogis on mingid 5 liitri vett, 2 liitrit viina, pool pudelit sirupi, kui meie joomas käime. Kuskil 2 liitrit siidrit. Võime kahe peale ühe. Kas ta sinna ka sinna panna? Paneme. Paneme lihtsalt kõik sisse. Jälle! Palju sa jaksa? Roosa kammiga lihtsalt. Ma juuksivad ilusad olema kaamerate ees. Seda küll. Ja see muusika. Ei, mul on piinlik, mul on reaalselt piinlik. Selline laud, mis neil seal on, sai reaalselt 10 minutiga valmis, kui sedagi. Mõtle. Palju rohkem ikka. Vaat sisse! Ma ei näe. Ei, ta on reaalselt 10 aastast seisnud. Ja see on mustad. Ei, ta on reaalselt mustad sees. Ei, ta on reaalselt väga mustad sees. Äkki te oleks tahtnud seda vaadata enne, kui me 8 jooki välja. Ma vaatasin, et üks on must, aga ma rohkem viitsin. Ma arvan, et me võiksime lõpetada selle toostiga väikse hashtagiga, siis mina ütlen hashtag. Teie ütlete
Okei, saate ju. Ta reaalselt võttis jälle Faktid, jah. Nii, faktid. Kas su vanemad on kondiitrid, et said sellise delikatessi valmistatud? Ma ei ole eriti pick-up line'i inimene nagu, aga ma olen teinud paar pick-up line'i, mis on nagu töödanud Tinderis või kuskil nagu SMS-i või niimoodi. Ta mulle saatnud. Mingi SMS-i võtta siis on mingi, et sorry, et töötan, aga mis su tähtkuju on? Ja siis nagu mul on nii tähtis teada, mis on inimese tähtkuju reaalselt. Otsi naistele töötabki, sest neid huvitab see tähtkuju. Ja faktid. Sujuv, väga sujuv, väga sujuv. Kui ma eelmine proovisin seda pick-up line'i, siis mind ignoreeriti lihtsalt. Aga siit on ära lõigatud üks pick-up line. Kirjasin kõik siia päevikusse üles. Siin on kõik esimese päeva pick-up line'i, kõik mis me tegime, iga päev pidasin päevikut. Ja üks pick-up line, mis on töödanud mul Tinderis kus juures, on selline, et buu. Ta kirjutab vastu mulle buu. Kas sa ehmatasid? Jaa. Kas sa minestasid? Jaa. Kas sa vajad kunstlikku hingamist? See on töötanud või? On! Ja tähemärgi küsimine jättis su riidi peale või? Tegelikult jättis, aga nagu see on töötanud, kujutate, ja see lõigati välja. Okei. Jaa, seega võtke õppust. Nii, Vihko pick-up line, aga see on väike inside joke. Siis Birgit teeb parimaid kaneelirulle. Siis ma ütlesin, et kas sa oled Birgiti tehtud kaneelirull, siis ma tahaksin ta ära süüa. Mis on need viimasel päeva kaneelirull? Need on küll head. SMS on väga piirlik. Hei, daddy, olen üksi kodus. Tahad külla tulla? Mitte daddy. Ei. No tšau, kell on 12, kas sa katsed ilma minuta? Miks ma aru ei saa sellest? Kas sa oled meie punš, sest miks ma tahan olla sinuga täis? See on nii hea. Okei, see on hea. See on Mida ma saadaksin siis silmarõõmule, ma olen võib-olla veidi tagasihoidlikum kui mõned siin, et tahad nädalavahetuseks minuga suvilasse tulla, saaksime koos aja maha võtta. Pigem on tagasihoidlik. Bad pick-up lines, kas su isa oli pagar, sest sul on ilusad pätsid? Tema oleme näljased, kui me nad kirjame. Kas sa oled röstsai, sest sa oled kuum? Tšau, mul kõht tühi. Kas sa oled avatud? See on hea. See oli nii hea ja ootamatu. Väga mainida, et ma mängin CS ja ma olen Faceitis 3000 elo. See müür. Gamerboy. Sulle mõeldes ei piisaks maailmas olevatest jahutusseadmetest, et mind maha jahutada. Nii hea. Nii hea. Ja pick-up line. Rendiksin kosmoses krundi, et meil oleks enda tähed, mida vaadata koos. Haid! See oli kõige ilusam. Ma oleks tema juures üldse sõnumi peale. Reaalselt, sama. Iga saates hakkame me valima nüüd, kes on selle osa kõige parem kaaslane. Viimases osas valib selle välja televaataja, aga sinnani on see otsustus täiesti teie kätes. Mu jaoks see on Viktor, sest täna ta kõige rohkem abistas. Ma arvan, et selle saate parim kaaslane on Birgit, kuna meil on väga hea kuidagi siuke klapp. Kuna ta on kõige rohkem selline, kes kuulab. Oleksid nägin igal pool abis. No ma valisin Birgiti selle pärast, kuna sama see SMS ja tema pick-up line, need olid väga huvitavad. Viktor on pulli vend. Go Viktor. Minu arust tänase päeva parim kaaslane oli Birgit, sest et ta näitas välja, et ta on hästi sõbralik, hooliv teiste suhtes. Teen kerge trummipõrina siia ja täna parim kaaslane on... Kes see on küll? Birgit, palju õnne! Mul on väga hea meel su üle, ma arvan ka seda, et see on igati vääritud. Minu arust seda ka väärid ja... Su vääridki. Ei, minu arust täna väärivad kõik. Ei, sina väärid eriti. Sina väärid. You are the queen, reaalselt. Ta mingi rääkige veel. Stop it. Wow, mis episood. Suke
siuke saade siis, siuke esimene osa meie saatena. Ei olnudki eriti hull. Minu arust esimene osa on hästi siuke tore, siiras, südamlik sissejuhatus sellele, mis tulema hakkab. Just siuke nagu üldine ülevaade inimestest, olukorrast, olmest, kõigest sellest ja just siuke nagu tore sissejuhatus. Rahulik, aga nagu siit läheb hullemaks. Siit läheb hullemaks, jah. Aga kuidas sulle üldse nagu terve saade meeldis? Sa oled see enda nagu see saate juhmisega rahul? Ei, no alati võib paremini. See oli mu esimene kord, ehk siis ilmselgelt ma ei saanud olla 100% rahul. Seal oli nii palju asju, mida ma oleks võinud paremini teha. Aga üldiselt, kui võtta nüüd nagu arvesse seda, et see oli mu esimene kord, siis ma olen nagu selles mõttes rahul. Et ma tegin nii, nagu ma oskasin, ma tegin nii, nagu mind juhendati ja nagu okeilt sain hakkama, ma arvan. Aga kui sul ideed tutvustati, et nagu tuled juhtima sellist saadet, kas sa üldse teadsid, et nagu see on selline nõukaaegne saade või midagi? Tegelikult alguses oli täiesti teine kontseptsioon saatel ja minul oli täiesti suva isegi, mis saade see on. Mulle helistati, oldi mingi, et tahaks saatejuhi rolli pakkuda, ma mingi jah, ta ei pidanud isegi seletama saade, ükskõik mis. Ja see produtsent, no ma usaldan seda tiimi nagu reaalselt südamet usaldamist, ma tean, et nad ei taha inimestele halba. Ja kui ta pakkuski seda rolli, ma oli mingi, saatejuht, jah. Ja nüüdsest on iga reede minu reaktsioonvideod selle sarja kohta www.tv3.ee esilehel. Seega minge iga reede vaatama siis minu reaktsioonvideoid. Ja saade ise tuleb TV3-st kolmapäeviti kell 21.30. Vaadake kindlasti telekat kohe käima koos perega, kutsuge sõbrad, tehke suured istumised, vaadake kõige paremat kaaslast. Boom. Period.